Tere tulemast kuulama saadet Terviseminutid Ellitiga. Nagu kuulsite juba saate sissejuhatuses, siis tegemist on meil siin inimesega, kes teab sellest asjast nii mõndagi, on käinud mööda ilma, ammutanud teadmisi ja nüüd on nad need teadmised toonud ja toob ka edaspidi meile siia Tre raadiosse igal nädalal väikene veerandtund tervise teemadel. Sellest on kindlasti kõigile natukenegi kasu või võib-olla isegi päris palju. Nendel teemadel tuleb rääkida nii kaua, kui kõikide tervis on hea. Arvatavasti mitte kunagi kõikide tervis heaks ei saa, nii et me võime sellest lõputult rääkida, sellest peabki rääkima, sest et tegelikult on ju asi lihtne, lihtsalt veel korra üle korrata, pluss loomulikult veel uued teadmised, nagu ma ütlesin ja nagu me just kuulsime, siis oled käinud siin ja seal Eestist väljas ja sealt saab kindlasti selliseid teadmisi, mida siin võib-olla üldse ei olegi, nii et sissejuhatus oli pikk, aga nüüd tuleb tere Elit! Tere Vait! Rõõm, et tulid meile siia raadiosse oma kogemusi jagama ja meil on siis siin nädalate jooksul rääkida päris paljudeks teemadest ja muidugi alus sellele on erinevad uuringud, mida on läbi viidud ja mille põhjal on tekkinud siis inimestel igasuguseid küsimusi ja nagu ma aru saan, siis meie hakkame neile siin järgemööda vastama. Jah, täpselt nii. MySnack on selline asi, mis on valmis tehtud sinu poolt siis või sinu meeskonna, kuidas õigem on öelda? No ikka teamwork. Teamwork, jah. Nii et oled oma teadmised laiast maailmast kokku kogunud ja pannud need siis väikeste pakikeste sisse, aga selle väikse paki jõud ja energia on väga suur, eks ole. Pakendi peale on kirjutatud MySnack, see võiks nüüd igal ühel varsti meelde jääda ja kogu Eesti siis saaks neid süüa. Miks huvitav, miks sa neid snäkke tegid, mis siin Eesti snäki maailmas siis puudu oli veel? Jah, eesmärk on edendada Eesti snäkikultuuri ja pakkuda toiteainete rikkaid vahepalasid. Jah, kui nüüd vahele siin põikan, snäkk tavaliselt siiamaani ei ole olnud väga selline hea sõna, et kui mingi snäki jutt läheb lahti või mingisugusest näksimisest on jutt, siis arvatavasti kõlab see kohe nii, et kuskil teleka käes süüakse mingit valet asja ja see ilmselgelt kehale hästi mõju. No jah, ongi see, et oleneb mida sa sööd. Et meie snäki idee on see, et sa kasutad teda pigem vahepalana põhitoidukordade vahele, et hoida siis veresuhkru tasakaalu. Et see ei ole mingi lihtsalt nii-öelda ajaviiteks söömise asi, vaid see ongi põhimõtteliselt toidukord, mida võibki regulaarselt ja sedasi tasakaalustatult süüa ja lugeda seda toidukorraks. Vahepalaks. Või vahepalaks, jah. Selles mõttes, et meie idee ongi pakkuda toiteainete rikkaid vahepalasid, mis on justkui siis snacks with benefits. Ehk siis, et kui sa sööd midagi, neid snäkke, ka põhitoidukordadel tasub seda meeles pidada, siis kindlasti vaata toiteväärtust, et sa saad ka sealt midagi, vitamiine, mineraalaineid, kiudaineid ja nii edasi. Kõlab ideaalselt minu arust, sellepärast, et sellist söögitableti jutt on juba ammu räägitud, et võiks olla see asi väga lihtne, et võtad ühe tableti ja sul on kõik õiged ained kohe sees ja söömisega ei pea enam tegelema, aga nagu ma aru saan, siis õige toitumise juurde käibki selline vahepalade söömine ka, kui me räägime meil ei ole seda imetabletti ja tegelikult vaatan, et on ka suhteliselt aktuaalne teema kõik need erinevad toidulisandid ja need kapslid, mida ka päris palju juba tarbitakse. Mina ikkagi üritaksin saada hakkama toiduga, päris toiduga. Et meie snäkid ei olegi siis kapslid, vaid ongi kuivatatud erinevad, ongi siis mango, ananass, hernesnäkid ja nii edasi. Tehnoloogia on natukene siis, kas ma võin öelda eriline, kuidas neid asju tehakse? Ja Vietnamis kuivatame siis eritehnoloogia alusel. Meie puuviljad on mõnusad, mahlased, väga sellise fruity tekstuuriga ja just tänu sellele, et me kuivatame madalal temperatuuril ja pika aja jooksul. See tähendab seda, et lihtsalt öeldes ükski vitamiin sealt selle snäki seest ära ei kao, küll aga kaob kordades kaalu ära. Jah, kaalu kaob ära, et tegelikult on ju värskes puuviljas väga palju vett ja näiteks mul on siin mingi näide, meil on näiteks 840 grammi värsket jackfruiti ehk jakat, sellest me saame siis kätte 80 grammi kuivatatud. Okei, kas siis võib kogemata siis hoogu sattuda ja liiga palju neid süüa või? No, ega puuvili on puuvili, ega midagi sinuga ei juhtu, eks ju. Ma arvan, et keha ka reguleerib, et sul läheb isu ära lihtsalt, kui on õige aeg. Ja kuna ta ongi ju hästi maitsekas siis ja magus, et ega sa ei tahagi väga palju seda süüa. Selline asi on valmis ja see aitab siis kõigele kaasa, millest me siin rääkima hakkame, ehk siis kuidas siis tervislikult toimetada
ja kuidas hakkama saada, et tuju oleks hea, vaimne tervis oleks hea ja füüsiline tervis täpselt samamoodi. No kõige põhjaks on loomulikult uuringud. 10 aastat olete toimetanud juba MySnackiga ja nüüd siis viimase aasta jooksul on tehtud üks uuring siis ka, mis selle uuringu mõte oli? Jah, kuna ma teadsin, et meil on selline äge võimalus koos siin raadiosaadet teha ja hakkasime mõtlema siis sisendi peale, et mida inimesed kuulda tahavad. Ja selle jaoks tegime ka siis uuringu tervise kohta. Ja nüüd need tulemused siis annavadki meile kätte teemad, et mida me siin arutada võiksime. Kas te küsisite midagi siis, nemad vastasid või lihtsalt nii-öelda kuulaja sai valge paberilehe, et vaadake ja kirjutage, mis teile muret teeb? Meil olid jah erinevad küsimused ja siis täiesti protsentuaalselt oleme nagu saanud sealt tulemused, et millised teemad nagu kõnetasid kõige enime. Et olen ka põhjalikult läbi vaadanud Tervise Arengu Instituudi terviseuuringu 2020, et üritanud siis neid seal kõrvutada ja leida siis neid tegelikke muresid või rõõme, millest nüüd siin teemasid valida. No 1% vahe on siin täiesti klassikaline, kui me sellist teemast räägime, ehk siis vastanutest 92% olid naised ja 8% mehed. Siin ei ole imestada muidugi midagi, aga ma eeldan, et see 92% naiste vastustest ja küsimustest laieneb meestele ka pärast kodus. Et pole hullu. No jah, võib-olla naised on võtnud rohkem oma südameasjaks nagu üldse, et nad viitsivad tegeleda või vastata. Nii, ja mis sellist MySnacki küsitlusest siis teada saime? Meil olid erinevad sihtgrupid, aga ütleme, et 65% olid siis tööinimeste terviseteemadest huvitunud ja 50% ei ole siis rahul oma tasakaalustatud toitumisega, sealhulgas veel ka ligi 40%, kes sooviksid rohkem teada saada toiduainete tundmise osas, selles mõttes, et mis on toiduained ja mida nad sisaldavad. Huvitav, mis see tähendab, et ei ole rahul oma toitumisega, siin võiks kohe vastata, et toitu siis ilusti. Milles küsimus on, kas nad ei saa hakkama või nad ei oska või nad ei suuda ennast kokku võtta või milles küsimus võib olla? Ma arvan, et inimesed tegelikult vajavadki pidevalt seda meeldetuletust või natukene suuna kätte andmist, et kui sinu põhitöö on teha raadiosaadet, siis sa keskendud võib-olla sellele rohkem. Mina olen ise toitumisnõustaja, hoian ennast selles maailmas kursis, et võib-olla ongi lihtsalt see, et kus kellegi fookus on. Ja tihti ei mõelda ka nii palju iseenda peale, vaid teedki toimetad oma päevased kohustused justkui ära, oled omas selles rattas ja et sellised erandtunnid siin iga nädal tulevad kindlasti kasuks, võib-olla tulevad siin välja täiesti teada-tuntud nipid, eks ole, aga neid tulebki vahepeal meelde tuletada. Politsei räägib ka igal talvel, et teil on lebepange naelrehvid alla, kuigi igaüks teab seda juba. Seda tuleb lihtsalt meelde tuletada ja see annab sellist motivatsiooni ka siis, et äkki nüüd siis tegutsema hakata. Ühesõnaga, 50% ei ole rahul sellega, kuidas nad söövad. Siis järelikult tööd on, eks ole. Oma tasakaalustatud toitumisega, jah, et vaata, me võime väga rahul olla sellega, et mul on nii hea toit, nii maitsekas ja siuke mõnus suur ports grilli. Aga lõppkokkuvõttes hakkab ta ju kuskilt nagu siis kas tervise poolest, kas kaalu poolest või mujalt nagu pitsitama. 39% vastanutest arvasid, et nad tunnevad ennast kindlalt, kui on juttu toiduainete tundmisest. Kas see on suur protsent või väike protsent? No kui mõelda, et vastu on siin ju 60%, kes ei tunne ennast nagu teadlikuna, et siis see on niisugune peaaegu keskmine. Huvitav, tundus, et sellest teemast on nagu räägitud küll ja aastaid juba, see võiks nagu peas kõigil olema, mis on kahjulik ja mis on kasulik, aga näed, ikkagi ei ole. Jaa, aga tead, toidumaailm, mina olen ise 16 aastat olnud toidumaailmas ja see pidevalt muutub. Et kui varem räägiti, et suhkur on paha aine, siis tänapäeval on meil ju kõikvõimalikud magusained, aspartaamid lisatud toiduainete tootmisse, et toiduainete valdkond on väga kiiresti muutub. Nii, no siis on hea, et see saade siin eetris, selleks saame kohe operatiivset infot, kuidas praegu asjad käima peavad, jah? Absoluutselt, ja küsimusi saab ju ka küsida, et... Jaa, siin on veel küsitud seedimise kohta isegi. Kas inimesed on oma seedimisega rahul või mitte? Sellised huvitavad küsimused, mis sellise asja peale vastatakse või vastati? Vaatan, et 11% on ainult väga rahul oma seedimisega. Ainult 11%. Et jah, kuigi
ligi 80% meie immuunsüsteemist asub ju soolestikus ja väga seedimisega seotud, et. Ja tegelikult on kõik need küsimused omavahel seotud, ma saan aru, et kui seedimine on korrast ära, siis on energiatase korrast ära ja emotsionaalne tase korrast ära ja kõik on korrast ära. Jah, terves kehas terve vaim, et siin on veel ka see füüsiline pool tegelikult hästi oluline. No mina kuulun ka siis kindlasti, kui mina oleks sellele küsitlusele vastanud, selle 40% hulka, ehk siis ei ole oma energiatasemega rahul. Jah, alati tahame ju rohkem ja tegelikult siin tulevad ka mängu erinevad toidulisandid, kohvi, kiired süsivesikud, šokolaadid, energiajoogid ja tegelikult jah. Kas sul on need vastused olemas, nii et kui meie need saatejupikesed siin kõik valmis saavad, siis ma olen tubli ja energiline mees sinu õpetuste järgi? No, veksleid välja ei anna, aga on kuhu poole püüelda. No kindlasti ja tegelikult saab ju küsida küsimusi juurde veel Instagramis, et me saame kindlasti kõik teemad lahendatud, mis kuulajaid huvitab. Ja kui selleks juba jutt läks, siis kus kohas neid küsimusi siis ja kus need Instagrami lehed on, mis aadressil? Ja meil on Maisnek Eesti on Instagramis ja sinna võib siis küsimusi esitada, kindlasti tuleb selle kohane postitus ja leiad üles. Ja kõik, mis toitumisega seotud on, ei ole vaja häbeneda üks küsimust. Jah. Väga hea, Elit vastab. Super luks, nii et ega midagi siis hakkame, ma arvan, juba siis esimese teemaga peale, käime ütleme siin kiirelt üle, sellepärast et veerand tundi iga päev, iga nädal, ega seda palju pole, nii et tänane teema, millest räägime ja millest uuring ka juttu tegi, oli siis rasvumine ja liikumine. Ja nagu sa ennem juba ütlesid, siis Terviseamet tegi ka oma uuringu ja need nagu kas siis klapivad Maisneki uuringuga või kuidas neid kõrvutada saab? Oli jah, tegelikult suhteliselt sarnaseid näitajaid, aga ma ütlen, et meie selle küsimuse, meie terviseuuringu üheks huvitavamaks või ütleme olulisemaks, mida peeti, oli see, et kuidas mõjutab meie vaimne tervis füüsilist tervist. Et kuidas on vaimne ja kuidas on füüsiline tervis omavahel siis nagu seotud. Nii, ja kuidas need on seotud? No terves kehas terve vaim, et kui meil ei ole energiat, kui meil on emotsionaalselt mingid rasked ajad, energiat pole, tahet pole, siis vaevalt, et sa ka liikuma lähed. Nii, ja mis pidi siis õige käituda on, muna või kana, kumb esimene on? Ehk siis kas tegeleda kõigepealt vaimse tervisega, et füüsiline korda saaks või vastupidi? Tegelikult on nad väga omavahel seotud, mõlemaga tuleb tegeleda ja ma usun, et inimesed võiksid mõelda oluliselt rohkem iseendale. Me mõtleme alati enda pere peale, mõtleme alati, et töökohustused oleksid täidetud, et hästi palju täna ka viljeletakse erinevatel terviseteemadel, iseenda teemadel ja ole oma elu boss ja nii edasi, et see on hästi-hästi õige ja ma arvan, et 1/3 inimene võikski mõelda iseendale, oma liikumisele, oma toitumisele, oma vaimse tervisele. Võiks muidugi. Teoorias on see, eks ole, ilus. Loodame, et sellest saatest on ka kasu, et keegigi jälle iga saate jooksul kas või üks inimene võtab selle ette ja hakkab nüüd siis peale, ehk siis jagada oma aega nagu põhimõtteliselt oma toidutaldrikut, kus sa jagad siis ka mingitest osadeks, mida sa sööd, eks ole, siis võiks oma enda päeva elutaldriku võiks jagada. Iseenda taldrik. Ja taldriku peale peaks siis mahtuma aega nii liikumisele, toitumisele kui vaimsele tervisele ka. Jah. Nii, rasvumine ja liikumine, see oli siis üks teema, millest täna räägime ja see ongi siis seotud nüüd ka energiatasemega ja vaimse heaoluga. Kui ei ole energiat, siis ei viitsigi midagi teha, nagu sa juba ütlesid, eks ole. Maisneki uuring ütles seda, et 40% ei ole oma energiatasemega rahul ja 40% ei ole rahul emotsionaalse ja vaimse heaoluga. Samad inimesed ütlesid seda kõike, kokku on 80% lausa või. Kus need protsendid tulevad. Igal juhul need ilusad ei ole, ma ütlen. Jah, aga tore, et inimesed on ausad, et juba tunnistamine, eks ju, on pool võitu. Ja kui me vaatame Tervise Arengu Instituudi uuringut, siis ainult 6% inimestest treenib või ütleme, harrastab tervisesporti igapäevaselt vähemalt 30 minutit. Et tegelikult see 30 minutit võikski olla selline minimaalne päevane liikumine. Ja mitte nii, et ma loen kokku seda, kui ma autost tulin, eks ju, siia stuudiosse ja siis veel võib-olla liikusin päeva jooksul, vaid ta võiks olla selline intensiivsem, nii et sul ikkagi on keha soe ja nahka veitsa märg. Et kui sa lähed jalutama pool tundi, väga super, aga veel efektiivsem oleks, kui sa lähed näiteks kepikõndi tegema. Et sa saad ikkagi rohkem nagu sealt seda trenni poolt ka,
mis saab, jah, ma ükskord isegi proovisin, see tundus kõrvalt vaadates mingi nalja asi. Mis sa siis teed nendega? ja ega enne sellest aru ei saa, kui sa seda proovid. Jaa, küll siis selge. jah, siis vaata su käeasendid ja hoopis see keha asend on hoopis teine, et see on tegelikult see, mis annab, võid vaadata joogat ju samamoodi, nagu lihtsalt seisavad seal ühe koha peal. Aga tegelikkuses on ikkagi väga mitmed lihased töös, et seda küll, jah. Nii et tuleb sealt teleka tagant ja arvuti tagant kuidagi minema saada, kuigi näha on, et või tea, kas see ka sealt uuringust selgus, et hoopis see aeg ka samavõrra pikeneb. Tervise Arengu Instituudi uuringust on näha, et märgatavalt ja isegi ka kõikides soo- ja vanusrühmades on see tahvelarvuti, nutitelefon, elektroonilised seadmed, et see ekraaniaeg on oluliselt muutunud. No vot, sellised numbrid on siis käes. Mis nende numbritega tehakse, kui me räägime Terviseameti instituudist? Need lähevad kuidagi riiklikult kuhugi lauale ja siis hakatakse mingit programmi ellu viima? Tõenäoliselt on ta rahva tervise arengu strateegiates sees. Nii et tänane teema rasvumine, liikumine, soovitused, mis siis teha? Jah, soovitusteni kohe jõuame, ma lihtsalt võib-olla rõhuks ka sellele, et miks see üldse nagu oluline on, et miks me peame nagu liikuma ja kui me ei liigu piisavalt, toitume valesti ja istume pidevalt siis arvutis, et täiesti seostavateks haigusteks on kõrge vererõhk, teise astme diabeet, ka mõned vähitüübid, uneapnoe, võimalik ka insulditeke, et ta on hästi oluline iseenda tervise koha pealt. Ja me vaatasime, et meie terviseuuringus tuli välja siis, et tuntakse puudust just sellisest motivatsioonist selle liikumise osas. Et mismoodi tekitada sellist püsivat liikumise harjumust. Ja ma arvan, et sellise järjepidevuse surm on maksimalism. Et kui inimesed mõtlevad, et nüüd hakkan tervislikuks ja nüüd ma jooksen iga päev 5 kilomeetrit või isegi 20, kui sa oled selline maksimalist, et sa tahad hästi palju korraga, siis see nagu tihti on järjepidevuse surm, ehk siis sa ei hakkagi lõpuks midagi tegema, et kas all in või mitte midagi. Et minu sõnum ja mõte siin on see, et mine lihtsalt välja, mine mõtle, et sa teed ühe maja ringi. Kui sa juba oled seal õues, siis tegelikkuses sul liikudes kasvab isu. Et sa lähed veel, kõnnid pikema ringi, võib-olla jooksed vahepeal, et tee sellised hästi lihtsaid asju, et kuidas nagu üldse sellega pihta hakata. Kas mingi eesmärgi peaks ikka omale seadma või lihtsalt lähed? No, reaalsed eesmärgid äkki, siis peakski vaatama, et need eesmärgid oleks nagu reaalsed ja pikaajaliselt ka täidetavad. Nii nagu söömisega, nii nagu liikumisega, et kui teed mingi gigadieedi, võtad ette omale paari nädalasi, siis ilmselgelt see paari nädala pärast saab läbi, aga oleks vaja kogu aeg ühtemoodi ja kenasti toituda ja liikumisega samamoodi siis. Jah, et sul oleks nagu mõnus minna ja mõnus olla, et no eesmärk võiks olla kindlasti minimaalselt 30 minutit ja aktiivset liigutamist. No alguse võib-olla ei ole ikka mugav. Huvitav, millal see harjumus tuleb? On seal mingi aeg ka, nädal või 2 või 3? No tegelikult eks see sõltub hästi palju inimesest endast ja sõltub ka sellest, et millises tervislikus seisundis sa täna oled, et kui on väga suur ülekaal, eks ju, siis kindlasti ei soovitata kohe väga kiiresti ja kaugele joosta, et tasub kaasata ka nõustajaid. Ja mis võiks veel aidata, on selliste challenge-ites osa võtmine, et praegu on ju meil neid igasuguseid liikumisäppe, kus sul võimalus ka reaalselt võita või saada mingisuguseid pakette odavamalt, et nende sammudega sa kõndides sa saad samme, sa saad konverteerida need punktideks ja selle eest ju mingeid boonuseid. Ja ma tean ettevõtteid, kes samamoodi korraldavad seda tiimidega liikumist. Samamoodi sina võid mõelda endale, et ma lähen koos sõbrannaga, teen selle jalutuskäigu, et siis ei ole ka seda, et umbes, et ise nagu endale kuidagi selgitad ära, miks ma täna ei lähe jalutama või jooksma, aga kui sõbranna on juba ukse taga või sõber on ja siis on nagu piinlik, et iga päev nagu alt ei vea. Jah, ehk siis motiveerimine ikkagi positiivne või siis ka negatiivne, ehk siis nagu mina olen kogu aeg öelnud, hirm on kõike see, mis liigutab või kõige rohkem üldiselt tavaliselt. Kui on ikka hirm nahas juba, siis hakkab inimene alles asja tõsiselt võtta, muidu on selline kena teooria ainult. Ja kindlasti kaasata tasuks ka lapsi, et kui liikumisharjumused ei teki juba noorena, siis on raskem hiljem neid ka nii-öelda päevakorda võtta. Et hästi oluline, et juba noores eas tekiks see harjumus, kehaline kasvatus on ju selle jaoks ka pandud kooliprogrammidesse, trennid ja kõik muu. Ja meil toimuvad ju rasvarakkude moodustumised kuni puberteedi lõpuks ja peale seda enam meile rasvarakke juurde ei teki. Mis see tähendab sisuliselt? See ongi see, et rasvarakkude arv on
puberteed ja lõpuks siis lõplik, juurde neid enam ei teki, Ja nende siis arv sa- kehas jääb muutumatuks ja edaspidi siis, kui kehakaalu muutused toimuvad, siis ongi see, et kas rasvarakud täituvad su rasvaga või nad tühjenevad rasvast, et sellest siis sõltub sinu keha. aga siis on hea, kas neid rasvarakke oleks nagu rohkem või vähem? No ikka vähem oleks ju toredam, mahub onju. ju rakke täis panna. Et kui on vähe rakke, siis mahub ju vähe rasva ka, et see tundub nagu hea. No jah. Pigem mitte. Ja pigem on jah, mõte just selles, et see harjumus ka, onju, et sa enne küsisid, et mis ajaperioodil see liikumisharjumused tekivad, et ega noh, see sõltubki hästi palju inimest, aga kui sa oled noorest peale juba harjunud, onju, ja sa oled harjunud oma lihasmassiga esiteks, et sa oled kiire, sa oled efektiivne, sul on nagu mõnus, hea tunne enda kehaga olla, et siis ja kui sa nüüd järsku hakkad mingil hetkel rohkem võib-olla arvutiga tööd tegema, rohkem istuvat tööd tegema ja sa tunned, et sa hakkad nagu juurde võtma, siis sul on endal ju ebamugav olla või halb olla, eks ju, siis hakkad jälle liigutama ennast. Suurem seos terviseriskidega on siis just siseelundite ümber kogunenud rasval. See on siis kõige paremini paista ja kõige paremini näha ja kõige ohtlikum ka siis. Jah, et kui hakkavad siseorganid rasvuma, tegelikult meeste puhul ongi just see, et nendel hakkavad kõigepealt siseorganid rasvuma ja siis alles on väljast näha seda, et tuleb kõht ette. Naiste puhul on just vastupidi, et tuleb pigem kohe kõht ette ja naised hakkavad vaatama, et oi, mul on paks, hakkan dieeti pidama, et kohe indikaator olemas nagu. Aga kui sul on südame ümbert, noh lihtsalt kõige lihtsam loogilisem näide, et kui sul südame ümbert on või keha on nagu rasvunud siseorganite juures, siis on ju palju raskem organitel ka tööd teha. Nii et see on siis naiste pikaajalisuse saladus, nad avastavad oma jamad enne kui naised või mehed. Jah, tuleb kohe välja. Nii, mis siis veel? Mida teha siis? Võib-olla ka mõelda sedapidi, et kui ma lähen välja, ära mõtle, et mul on mingi kohustuslik 30 minutit. Mõtle, et sa lähed lihtsalt ventileerid enda kopsu. Aha. Jah. Mõnus on ja sa ventileerid enda kopsu, et sinu kopsud ka saaksid õhku. On ju erinevaid huvitavaid hingamisharjutusi ja kõike muud tehtud, aga mine lihtsalt välja, ventileeri enda kopsu. Jah, peaasi, et siin nagu õues ja värske õhk, see on nagu päris tähtis, ma saan aru. Eks saab seal kuskil siseruumis ka, aga üldiselt kui on õue minek, siis on juba vaimne tervis ka parem. Tundub mingid ained juba, mingid dopaviinid ja mis seal ajus kõik hakkavad liigutama. Jah, õnnehormoonid hakkavad tekkima ja liikudes on ju, loomulikult on mõnusad ka igasugused grupitreeningud ja hästi motiveerivad, et neid koos teha, aga ma arvan, et see värske õhk, eriti nüüd kevad on ju, mõnus päike väljas ja miks mitte. See läheb söögiisu ka väiksemaks, ma saan aru. No jah. Liikudes samal ajal süüa ei ole kõige mugavam. Et kui kodus sööd ja tunned, et hakkab juba liiga kõht täis minema, siis tasub õue minna. Kuigi kui me nüüd siia saate lõppu jõuame jälle tagasi maisnäki juurde, siis neid mul tundub, et saab süüa kõik käies. Jah, iseenesest. No jah, aga siis läheb juba selliseks lonkimiseks, et kui me tahame sellist efektiivset 30 minutit minimaalselt saada, siis või kui sa lähed suusatama ja sul on kepid käes, siis samal ajal süüa on väga halb. No võt, selline sissejuhatus siis meie terviseminutitele, mis igal nädalal toimuma nüüd hakkavad. Nagu juba Ellit ennem ütles, on võimalik teil MySnacki Instagramis, kas ka kuskil veel Facebookis ka või ainult Instagramis? MySnack.ee on meie kodulehekülg, kus on võimalik siis ka kuulata meie saateid järele ja loomulikult ka Tereraadio. Ja küsida küsimusi, ma mõtlen, kus kohas saab. Ja küsimusi saab Instagramis MySnack Eesti. Ja seal siis vastava postituse all kindlasti leiad üles. Ja meie saame siin need saadete jooksul need küsimused siis loodetavasti kõik kenasti ära vastata. Ja. Nii et tore, nii see meil hakkab olema siin iga nädal, nii et tasub kuulata, saate võib-olla kasulikku toredaid nippe ja tervis parem ja tuju ka parem. Suur aitäh stuudiosse tulemast, Ellit. Ja, aitäh!